tere, mina olen Jelena, tänan teid tähelepanu eest. Vastan siis teie küsimustele, et mis kõnetab mind kõige rohkem. Kõige rohkem kõnetab just see, et kui klient on rahul. Et siis sa juba tead, et see raske töö, mis ma olen teinud, ei olnud niisama tehtud. Kui klient ütleb sulle aitäh ja läheb selle töötajaga edasi. See ongi see, mis kõnetab mind kõige rohkem. Räägin siis nendest projektidest, mis ma olen teinud, et üks projekt oli kuusemüüja, et pidin otsima ettevõttesse kuusemüüjaid, see oli suht keeruline, kui hakkad kontrollima juba tausta ja näed, et see töötaja üldse ei soovigi isegi kuusemüüjaks, siis see muutub keerulisemaks. Aga seal ma pidin otsima nii kuusemüüjad ja koostama ka neile graafikuid ja otsima asendusi. Siis lõppude lõpuks kõik lõppes hästi, et isegi neid 2 töötajad, kes osalenud selles projektis, mul on läinud sinna otse tööle. Et see oli minu jaoks suur saavutus. Aga mis ma olen õppinud, et sa võid kõike teha ja mõtled, et juba kõik on valmis ja homme see töötaja läheb tööle ja siis homme teed arvuti lahti, näed tööle, et töötaja tööle ei läinud ja sa pead otsima uuesti talle asendust. Et ongi nii, et meie töö sõltub ka teistest töötajatest, teistest inimestest, juhatajatest, kliendist ja nii edasi. Aga siis, kui lõpeb see kõik hästi, siis juba tead, et see ei olnud niisama. Ja sa tegid kõike, mis sa said. Ja tõesti, kui klient rahul, siis mina olen ka rahul. Aga nüüd räägin siis natuke vene keeles, et kuna ma olen venelane, я говорю свободно на русском. У меня были работники, клиенты, в принципе, тоже 80%, которые говорили на русском языке, 20%, которые говорили на эстонском. Поэтому проблем у меня с этим нету. Умею людей координировать, умею с ними общаться. Всегда оставалась контактным лицом для своих работников, которых я находила. Вот, и с удовольствием вернулась бы в эту сферу. Спасибо вам за внимание. Я надеюсь, что вы пригласите меня на встречу. Мы сможем еще раз с вами пообщаться. Вот, спасибо вам еще раз за внимание. Хорошего дня. До встречи.